Tere tulemast järjekordsele Noorte Diplomaatia Kooli üritusele. Täna oleme kutsunud meiega arutlema arvamusliidrid Igor Gräzini ja Hardo Aasmäe ning üheskoos arutleme siis lähemalt Euroopa Liidu ja Venemaa suhete üle. Esitage eurooplasele küsimust, millist Venemaad te tahate. No kirjelda mulle, millised on need ideaalsed suhted Venemaaga. Ja nad ei oska seda kirjeldada. Ühesõnaga nii, et sealt gaas nagu tuleks, aga nad midagi ei teeks. Meie retoorika peab muutuma. Sest meil on kuidagi Eesti retoorika spetsiifiliselt, nii pea kui Venemaa sõnaks jutuks või tuleb, meil on allergiline reaktsioon, meil on kaks võimalust. Kas meil on ultrarahvuslik reaktsioon, me ei lase isegi naftatoru või selle gaasitoru pärast Eesti mere põhja uurida, et see on, no ei tea, mis agressioon, täiesti mõttetult agressiivne reaktsioon. Või siis teisest küljest see pime allumine, mis Euroopa Moskvaga ka ei tee, on õige. Tähendab, me laseme Nord Streami läbi ja meil ei jätku julgust öelda Merkelile või Schröderile, et nii ei tohi. Tähendab, ma arvan, et me peame käituma väga rahulikult ja tasakaalukalt, aga see eeldab üht asja, mis on ka täiesti teie kätes. Venemaa ei ole pailaps, aga Venemaa ei ole ka koletis. Venemaast peab püüdma aru saada ja see on esimene küsimus ja teiseks tuleks uurida ja õppida ka Eestit. Eesti on ka väga huvitav riik. Ja kui te neid kahte asja olete need asjad omavahel selgeks teinud, siis need hüsteerilised noodid kaovad ära. Euroopa Liidul puuduvad Venemaa kohta A teadmised ja B tahe. Tähendab, Euroopa Liidul pole õrna aimugi, mis nad Venemaa käest saada taha. Ja seal saavad partneriteks olla Jaapan, Taiwan, Indoneesia, Hongkong, ütleme Ameerika Ühendriigid. Hiina sinna ei sobi. Jaapanlased ei tule enne, kui saared pole ära antud. Ja nüüd on nii, et Venemaad suudab päästa ainult NATO. Ühesõnaga see maailma valge müts, kuni väga piltlikult võiks öelda Euroopa ja Põhja-Ameerika, natuke ka Jaapanit. Ja venelastel selle otsuse tegemiseks, et nad tulevad sellesse ühendusse, ma ei räägi NATOst, aga ma räägin puht poliitiliselt, põhimõtteliselt, on jäänud 10 aastat. Venemaal saavad välismaa kaupmehed Moskoovias, ma ei räägi Venemaal, Moskoovias, ma ei räägi Novgorodist. Vähemalt Ivan 4. ajast või Juhan Julma ajast on see või Ivan Groose, ma ei tea, kuidas nimed, on üks põhimõte. Venemaal saavad tegutseda ainult need väljamaised kaupmehed ja tänases mõistes ettevõtted, kes on kutsutud. Kõik, kes püüavad ametlikult justkui kõik võivad konkureerida, kõigil on mingid seadused ja sa võid siseneda oma kaupadega turule ja investeerida. Tegelikult on nii, et sa natukene võib-olla saad, aga lõpuks võetakse sul kõik ära. Venemaal saavad toimida ainult need, kes on kutsutud. Ja ükskõik, mida sa siin teed või oled või arvad, see ei mõjuta Eesti-Vene majandussuhteid, mitte üks raas. Ja see ei ole põhjust kuulata seda, mida venelased räägivad. On vaja vaadata, mida nad teevad. Näiteks mind on alati siin üsna niisugune, isegi Eestis päris heal tasemel inimesed räägivad Venemaa sõjalisest ohust. Loomulikult siin mingisugune konstruktsioon teoreetiline olemas. Ja muidugi seal põristatakse trummi mõimpaka asemel, eks ole, tead, nad peavad meid kartma, eks ole, ei karda neid siin keegi. Ainult, et täiesti ükskõik, mida räägitakse, vaadake, mida Venemaa teeb. 40% eelarvest, kaitse-eelarvest läheb Kaug-Itta. Teine 40% on tuumarelv. See tähendab seda, et valmistutakse vaenlaseks idas, lahtise tekstiga Hiinas. Kui keegi ütleb, et vaat, et Euroopa Liidu huvi on vaat see ja see, siis tuleb küsida, kas see on Suurbritannia, on see Hispaania, on see Itaalia huvi. Ja praegu on Euroopa Liidus üldse tekkinud selline väga veider olukord, et siin Rait Maruste näiteks unistas Euroopa Föderatsioonist. Ja mina küll tahaksin, et Eestis oleks taevalaotusel üks niisugune neoonkiri, et kõik, kes tahavad rääkida Euroopa Föderatsioonist, peavad teadma seda, et unistamine on lubatud selles piires, mida lubab London.
käige kõigepealt seal ära ja küsige, mis piirides üldse võib unistada ja siis nagu unistage edasi, ärge lihtsalt niisama õhku väristage. Ja see on niisugune paratamatus. Või tahate te Euroopa Liitu lõhki ajada? Mandri-Euroopa ja nagu saared. Aga kui te hakkate Mandri-Euroopat lõhki ajama, see ei ole üldse teada, kuidas see asi läheb. Et võib-olla ühel päeval Eesti, Soome, Norra, Taani, Rootsi leiavad ennast hoopis rahanduslikult näiteks naelatsoonis. Hoopis sedamoodi. Võiks ju nii ka mõelda. Nii et nagu noored inimesed siin nagu mõtlemise lusti ja seda maad on küll ja küll. Kui sa räägid sellest Euroopa ühtsed väärtused mõtlemisest nii edasi, me oleme kuna föderatsiooniga, tähendab, kas me peamegi siis tahamegi niimoodi jääda, et meie igavesed sõbrad, kaasvõitlejad, velled ja täitsa sugulased ja nii edasi, portugallased ja meie põlised vaenlased, rootslased. Kas see nüüd ongi siis Euroopa Liit sedapidi või? Ja tähendab, me oleme siis eurotsoonis ja me päästame portugallasi, kreeklasi nii edasi, kes on kohe meie ja me oleme vastu rootslastele ja tegelikult ka soomlastele, kes ajavad Rootsiga samasugust asja. Tähendab, kas see... Nüüd kui me tuleme otsaga nüüd Venemaale, kui me teame seda olemust, siis suur ettevõtetel on Venemaalt vaja ressurssi, loodusvarasid, mida Euroopas ei ole. Euroopa on nagu Jaapan, loodusvarasid ei ole, nii nagu Saksamaa teise maailmasõja loodusvarasid ei ole, aga sõdida tuleb. Ja siis on jutt, siis hakkab jutt gaas, nafta ja vaadatakse veel paari asja. Ja kõik. See on see tegelik huvi. Nüüd see tordi, ja see on nüüd see tordi põhi suhetes Venemaa.